Welcome to Soulcast Podcast. My name is Hendrik. I'm here to discover the unknown and bring you with me on this adventure by speaking my truth and being inspired by others. Fuck yeah. 1, 2, 3. Vägagi 1, 2, 3. Tere Mihkel, Tere jõudu. rõõm näha sind. Absoluutselt. Tore, et jõudsid. Lõpuks ometi. Lõpuks ometi. Ja see on jälle tükk aega tulnud podcast meil. Mingi pikalt. Kuu vähemalt või isegi. Vist umbes nii. Osad asjad võtavad lihtsalt aega. Ja siin on õige aeg järelikult rääkida meil. Just. Sa oled siis mees, kes on metalli laulja olnud. Ja siis Olen. DJ tehnot mängid. Sujuvalt üle läinud. Okei. Alustades metallist, et kuhu sa jõudsid sellega, et mis oli su positsioon? Sai selles mõttes, et nüüd ongi see küsimus, et kui nagu kuhu sa jõudsid metalliga, et nagu sai festivalidel, sai esinemas käidud, see ongi tegelikult nagu metal maailmas või õige metalbändi nagu see nii-öelda algne unistus on see, et avai, et teeme materjali valmis, proovime mingisuguse EP välja saada ja kui EP on väljas, siis proovime nii-öelda saada siis kõikidele nende Eesti igasugustele metal rocki festivaliga Hard Rock Laagrisse ja vanast oli Rava Rock ka veel, aga sinna ei jõudnud, kuna see kestis, ma olin jube noor ja see kestis ka juba vähe aega. Et nagu Hard Rock Laager on tehtud, Soomes käidud küll ja küll esinemas, Lätis käidud esinemas ja põhiline ongi see, et ütleme nii, et tegelikult keskmiselt nii-öelda, et Eesti metal maailmas tuntud, aga nüüd mitte mingisest otsast selline suurema tasaline, et ei ole maailmas ei ole küll tuntud vähemalt. Et see ongi tegelikult, see on nagu see nii-öelda algne, nagu kuhu tahaksid arvatavasti, või mitte ei tahaks, aga peaksid kõik algajad metalbändid jõudma, et ongi see, et Eesti need festivalid tehtud, et Eesti mandril mastaabist on tuntud ja siis alles, et kui kõik mis edasi tuleb, on suur boonus. Et näiteks meil on need Eestis metalbände sellised, et mis on ei olegi nagu Eestis kaugemale saanud ja siis on osad, mis on absoluutselt läbi murdunud, näiteks Metsatöll või Freak Angel on üks väga lahe näide. Et need on nagu igale poole nagu omadega jõudnud, et see on nagu selline, see on juba nagu lihtsalt lahe vaadata. Ja et Eestis meil see metal-skene on, kahjuks on selline suhteliselt väikene, et vähemalt siis, kui ma olin 13 või 14, siis kui me vennaga hakkasime kuulama, et siis oli see skene ikka nagu väga elav, igasugused rockivaarid ja need olid kogu aeg nii-öelda keset kolmapäeva võisid rahulikult minna nagu rocki või metalbaari ja seal täitsa elu käis ja et nüüd nagu enam sellist asja nii väga ei ole. Et loodame, et läheb tulevikus paremaks, aga ma ütleme nii, väga palju usku ei ole. Millest sa arvad, et see tuleneb, et niimoodi rock on ära? Ma ausalt ei tea. Ma kohe tõesti siiralt ei tea. Selles mõttes, et ma ei kujuta ette, see on nagu üks väga see on minu arust on see väga huvitav, sest et näiteks, et ma ei tea ka siis sellepärast, et meil ei ole see nii-öelda see metalli, mitte rock meil ikka mingil veel elab, aga näiteks metalliga on see, ma ei tea, kas meil see nii-öelda tugipõhjakiht puudub või midagi analoogset, et kui ma ei tea, näiteks Soome hea näide ja ma olen Soomes ka elanud ja Soomes on see metal-skene praktiliselt suremata, et seal on kogu aeg suured kontserdid, maailmaturneed käivad läbi suure hurraaga, eks nad Eestis käivad ka, aga seal on see kuidagi nagu, et see pealekasv on olemas, et nagu järgmisel generatsioonil tulevad nii-öelda jutumärkides karvased ja nii edasi ja sealt edasi. Meil nagu kuidagi jäi see vahepeal toppama ja ma ei saagi väga hästi aru, miks. Sa olid siis laulja seal? Jah. Ja mitu aastat sa olid laulja? Kokku, laulmisega ma olen tegelenud sellest saati, kui ma olin 9, siis sai räädima seal, mis seal Kullos oli see Ellerheina, siis ta oli veel poistekoor ka, mitte ennast tüdrukute koor, sai seal laudud, siis sai mindud Püha Miikali poistekoori, siis sai igal pool sai ringi käidud laulmas Berliinis ja Reichstagis ja Soomes sai käidud ja siis hakkas see metalli ärkas lihtsalt, et ma mäletan, esimest bändi oli Steelscream, oligi see, mul oli sellised foorumid, olid olemas hardrockclub.com ja Rada 7 veel siiamaani alles. Et oligi see, et siis sa vaatasid, seal oli see, et otsin bändimehi, et otsin lauljat, otsin trummarit, otsin kidameest või pakun, et ala, et olen trummar, otsin bändi või nii ja siis vaatasin, lahe, et nagu heavy metal alati meeldib, vaatasin, otsib lauljat, läksin sinna, sobis ja siis sellega tegelesingi, sealt hakkaski pihta niiviisi. Ja siis kokku oleks ma mõtlenud, mitu aastat see võis olla. 14. Metalliga vähemalt 14, umbes niiviisi. Jah, umbes niiviisi. Metalliga umbes 14 aastat tegelenud. Kas sa nagu õppisid pille ka vahepeal või? Jah, ma mängisin 6 aastat võikflööti. Jah, see oli väga
väga targalt veedetud aeg oma elus, sest et on see tema vaatab, näe, laps on musikaalne, et nagu oskab laulda, oskab seda, et nüüd hakkab õppima flööti ja nüüd hakkab õppima klaverit ja nüüd hakkab, ma mängisin trombooni 2 kuud. See on nagu kõige sitem pill, mida mängida, sest et kui sa oled mingisugune, kas üldse tohib ropendada podcast'is? Usun tohib. Mul on jumal. Nagu selles võttes sa oled mingi 11 või 12 aastane ja siis sa proovi kanda seda kuradi trombooni kaasas, nagu see nagu rämedalt raske. Mul mäletan, mul olid tunnid olid veel Estonia teatris, kui külje all oli mingisugune selline, kutsume siis prooviruumiks või mida kutsuda. Ja siis ma iga kord helistasin emale, et kuule, mul sai läbi, et ma ei jaksa tassida, et palun tule järgi nagu. Ja siis see kestiski mingi kas kuu aega või 2 kuud, ma ei mäletagi täpselt. Klaver on mul ka kodus olemas, ei kasuta. Kitarr seisab mul seina peal väga pikka aega, kogub tolmu, kuigi seda ma ikkagi aeg-ajalt mängin, sest et akordidega mängimine on ikka väga kerge. Saaki nagu lõkk ääres, kuradi ma lori laulda ja nagu, aga jah, see ongi kõik, et rock pille ma nii väga õppima ei hakanud. Et lihtsalt 90% ajast tegelen laulmisega. Mis see lemmikpill on? Mis sa... Kas nagu üleüldiselt või? Käest läbi käis, mida kõige naudid? Banjo. Jah, see oli kuradi ma selline rednecki kuradi ma, see heli on nagu alati, igasugune bluegrass ja selline värk mulle rämedalt meeldib, et see on nagu, ta on kuidagi võtab kaasa jalad otsuma ja on hästi lõbus ka. Aga kui nagu praktilises mastaabis, siis kindlasti mingisugune akustiline kitarr, mingi teraskeeltega, et see on nagu selline surematu klassika. Aga ei banjo, see on hästi nagu, neid tüüpe või see, ja mul on Bajan ka kodus. Bajan on selline suur akordion, siis kui mul vanavanemad olid Siberis, siis vanaisa mul oli praami peal mängis ja siis tal jäi see alles, kui ta oli tänasuri ja siis ta pärandas mulle, et nagu järsku õpin. Ei õpi, ei mingil juhul. Mingi raske pill. Okei, aga mis nii-öelda, sorry. Ei ole midagi. Mis see nagu metalli süda on või niuke, mis on nagu hoiab seda metallit koos või kuidas võib-olla on halvasti küsitud küsimus? Kamraadsus on üks asi kindlasti, näiteks, et on see, et kui sa näed, et see on, nagu sa tunned teise karvase või teise metalheadi jube kaugelt ära. Ja siis ongi see, et kuna see muusika, et metalli ja rocki maailmas on alati olnud see, et mitte sulle meeldi ainult see muusika, vaid sa õpid seda muusikat intiimselt tundma. Sa tead, mis bändi liikmed on, sa tead, mis nende elule, sa tead, mis stuudioalbumid neil on nii ja naa. Ja siis võrreks 80% ajast on see täpselt sama kõikide karvastega ja siis ongi see, et saad kokku ja sa mäletad seda plaati, sa mäletad seda tüüpi, sa seda laivi oled teinud, kas seda oled teinud, et nagu see selline kamraadsus ja see on nagu absoluutselt seal, ma ei ole veel leidnud nagu sellist, kuidas öelda, sellist kokkuhoid, vähemalt muusika mõttes mitte, et kes arutavad nagu, halgavad enda muusikat läbi. Okei, väga huvitav. Ma olen tunnen niukest kogukondsust näiteks Hardstyle'ist, ma kuulen Hardstyle'i. Ei, väga võimalik, lihtsalt asi ongi selles, et nagu ma olen 100% kindel, et igas viimases nagu nii-öelda muusikastiilis ja selles on olemas täpselt samasugune nii-öelda see vennaskonsustri arutamist, see hullus ja nii ja naa. Aga noh, kas Hardstyle'iga ma ei ole kokku puutunud? Või kuulnud olen, aga kokku puutunud ei ole. Vähemalt nii palju on kindel, et tehnomaailmas või näiteks sellises maailmas ma ei ole veel vähemalt kohanud sellist nagu absoluutselt muusika arutelu nagu üleüldist armastust, et see või nagu terve õhtu koos istuda ainult rääkidagi metallist, et selles mõttes, et see on nagu see, mis mulle meeletult meeldib. Okei. No seal on südant sees. Ja, aga teine see on see, et nagu metalbänd on küll maailmas päris palju, aga samal ajal on need alati need nii-öelda need põhinurgakivid on ka need, et kes on siis, näiteks põhiargument metalmaailmas on alati see, et kes on mainstream ja kes ei ole. Et nagu kes on ennast maha müünud või kes ei ole. Näiteks. Kõik on see, et nagu, Metallica oli lahe siis, kui ta vanasti tegi thrash metalit, et nüüd kui ta teeb seda natukene, mitte natukene ikka päris korralikult sellist nagu mainstreami vaateks, siis nad ei ole enam mingi karvased. See on nagu täielik bullshit minu arust, aga olgu nagu, et argumendi põhjaks kõlbab küll. Nagu sellised arutelud nagu ropult. Hardstyle'is on ka täpselt see sama asi, et kunagi Headhuntersi värgid tegid niisugust karmimat tümmi ja siis läks nagu tilulilu peale ära ja siis oligi, et nagu mainstream nagu müüb rohkem ja siis nagu, et müüdi maha nagu täpselt sama põhimõte, aga see ongi selles, et nagu ma ei ole veel kohanud ühtegi sellist bändi, et kes on nüüd siis nii-öelda, kes vanasti tegi karmivat muusikat, nüüd teeb natuke, kas siis natukene või väga palju mainstreamivat, et
mulle ikka meeldib nende muusika, nagu okei, on tõesti see, et enamus inimesi teavad neid, eks ju, selles mõttes vaata Metallica kontserdid Tallinnas, eks ju, kas mingi 80 000 inimest või midagi taolist seal kohal, eks ju. Seal olid täpselt samad ja seal olid nagu naabri Jüri ja siis on kuradi igavene hunniga karvaseid ka, eks ju, noh, kõikidele meeldib Metallica või Rammstein. Rammstein on ideaalsem näide veel, see on üldse lahe nagu. Yeah. Aga ega halba muusikat ei tee, no ammugi mitte nagu selles mõttes, et seal on põhjus, miks ta mainstream on, ju siis meeldib kõikidele. No nendel Reimstilil on nagu oma stiil ka, et nad on kuidagi jätkunud selle sama stiili peal, minul vähemalt tundub kõrvalt vaata. Ma ei ole nagu nii sees seal, aga vähemalt tundub, et nad on. Sa mõtled Rammstein või? Yeah. Ei, seda küll jah, selles mõttes, et neil on nende terve see nišš ongi selline kuradi hästi rasked, hästi sellised tummised ja tumedad sellised riffid ja jube aeg nagu aeg selline selline rütm kogu aeg, noh. Ja, juba sa lahe vaadata, kus väiksed lapsed on kõrvaklapid, kõrvatropid peas ja loobivad pead seal lava ja see on alati mulle meeldinud. Näiteks samamoodi lapsed, kes kasvavad üles, no ükskõik nagu kas tehnoga, drum and bassiga või millegi iganes, kus on selline kindel nagu selline rasked bassilöögid. Ja siis nad tavaliselt kasvavadki üles kuulates seda muusikat. Et nagu ühesõnaga, et kui sul vanemad kuulavad tehnot, siis arvatavasti laps kuulab ka tehnot, eks ju. Vanemad kuulavad metalit, arvatavasti laps hakkab ka metalit kuulama. Või siis on näiteks minu puhul, või isegi minu sõbra nagu tütre puhul on see, et isa kuulab metalit ja kuulab tehnot segamini ja siis ongi see, et nagu mõlemad meeldivad. Mul on vastupidi, mulle need lood ei meeldi, mis mu vanemad kuulavad. Ma läksin täiesti teises suunas. Mu vanemad kuulavad Elmarit. Emal hakkas meeldima jubedalt nagu sümfooniline metal nagu Nightwish ja selline asi. Ma mäletan isegi mul vend oli mingi, ma ei mäletaks, vend oli 14 või. Ja siis oli Von Krahlis oli see Nightwishi kontsert oli ja sa pidid olema 18 või sul võisid oma siis need täiskasvanud saatjaga olla. Siis ta käis mu emale nagu nii-öelda küsis, et tavai lähme ja siis vaatasin, et ema nagu esimest korda elus pani nagu 100% mustat end riidesse ja siis läksid. Et noh, et midagi ikka leidub. Isa mul näiteks, isale mul on metaliga üldse selline null seis. Aga rocki ta aeg-ajalt kuulab. Ta kuulab rämedalt palju Elmarit. Nagu igasugused Eesti laulud talle meeldivad. Aga mul on just Eesti muusika läinud nii suuresti nagu mööda. Ma Austraalias hakkasin Eesti muusikat kuulama. Niimoodi lihtsalt peale aastat oli nagu väike kodu igatsus või nagu eesti keele igatsus. Ja siis otsisin mingid vanad head Eesti lood üles ja olin nagu, et eestlased tegid ikkagi head tümmi, pole kuulanud. Mulle meeldib näiteks unsakad meeldivad näiteks või no tehnilised metsadel on ka Eesti muusika, aga no see mulle meeldib ka või sellised, ma ei tea, no sellised vanakooli näiteks, oota, kes seal oli see, kuuleta nimi, see, oota, pagada nimi nüüd oligi see, kes laulis Miniseelik. Ma ei tea. Jaa, okei. Mul on ka praegu kuradi null. Ei tule meelde, igastes vahet ei ole. Sellised klassikalised nagu Elmari Eesti muusika mulle nagu ei istu. Nagu pole kunagi meeldinud ja hakka meeldima, aga. Ei, sama, aga noh, ma olen tegelikult märganud seda, et iga tegelikult genres on see üks lugu, mis on nagu sitaks ja kindlasti. Et kunagi mul oli, et mis sa kuulad Drummi või sa kuulad Hardstyle'i, et ei, mina kuulan oma värki, aga siis kui lõpuks nagu hakkasid avanema või nagu märkad, et siin on mingi hea lugu. Jah, selles mõttes, et iga viimane muusika nagu žanr on tegelikult massiivne, nagu võttes sellele, nagu sul on ühes žanris kuradi, sul on sadu tuhandeid või kümneid tuhandeid bände, eks ju, nagu seal või DJ-si vahet ei ole, küll sa leiad ühe, kes sulle meeldib, ma garanteerin sulle seda, nagu, sellist asja ei ole olemas, nagu, et see on nagu kapitaalselt jama või see on kapitaalselt hea, nagu. No. Okay. Aga mis siis inspireeris sind nagu DJ-ks saama või edasi tehnoga? Ma lihtsalt tegin avastuse, et nagu tehno on praktiliselt, tehno on elektroonilise muusikale sama, mis on metal on tavalise muusikale. Ta on suhteliselt selline lihtne, et tal ei ole nagu väga palju sellised jutumärkides bells and whistles, et ta on kogu aeg selline kindel, selline kaptiveeriv löök kogu aeg, ta on samamoodi vihane, no järjekordselt tehnoloos on valikuid ta jooba, nagu selles mõttes, et seal on igasugused, sa alustades mingisugustest softimatest, ma ei tea, mis asjadest lõpetades, kuni sellise praktiliselt võib tööda, et see on küll metal nagu, et selles mõttes, et sellised asju on ka nagu hunnikus. Aga jah, ja siis hakkasin proovima alguses, et tehniliselt mitte ei hakanud isegi proovima, mäletan täpselt, kus esimest korda elus ma sain kontrolleri taha või puldi taha oli, istusime Upsis, mida enam kahjuks eksisteerib, mina ja Siim Tuurman ja Hebe
Ja siis Hebe oli see, et hakka mängima ja siis ma olin, mul pole õrna aimu ka, kuidas siis hakkad mängima, nii õpidki nagu. Siis hakkaski väikse pihta ja siis hakkas see meeldima, siis järjekordselt, kui oli vaba aega ja seal oli keegi mänginud, mis iganes, siis hakkas seal natuke näppima proovima, siis hakkasid teised sõbrad nagu sellised 100% paremad DJ'd hakkasid nagu näpunäiteid näitama, et näe, proovi seda või proovi seda, proovi kolmandat, proovi neljandat. Ja siis ma mõtlesin, et siis ma käisin Soomes, käisin vahepeal kuuse istanduses tööl, soovitan kõikidel tööl, jube lahe metsal istuda, mitte midagi teha umbes 2 kuud. Selles mõttes mitte midagi teha, et tööd sa teed ikka seal ropult, aga lihtsalt sul absoluutselt kõik maailma mured on peast läinud, et sa istud seal üksinda oma põllul. Ja siis ma mõtlesin, et ei, ma ikkagi vist arvatavasti ostan endale selle kontroller ära ja hakkan proovima. Ja oligi kõik ja siis hakkas sealt siiamaani meeldib. Siis kui sa alguses tavalistel inimestel võib-olla tundub see, et DJ itamine on see, et näed, ta istub seal ja ta vajutab play siin ja stop siin ja siis stop siin ja play seal ja nii edasi. Et tegelikult on seal nagu selliseid oskustrikke või nuppe või nagu sul peab oskustika, sa pagana palju olevad nagu isegi normaalselt hakkama saada. Ja ongi, ja siis põhiline vilgatus, mis peas käis ära on see, et kui bändi on jube raske teha, sest et kõikidel bändiliikmetel on oma elu, minul kaasa arvatud on see, et ma ei jõua näiteks proovi ja kui näiteks üks inimene juba proovi ei jõua, et oletame näiteks trummar juba proovi, eks ju. No, tee sa siis proovi nii, et sul on ainult kitarrid ja bass ja vokaal, eks ju. Midagi on ikka väga puudu. Aga DJ-itamisega on see, et sa oled sina ainult. Et nagu selles mõttes, et nagu sa oled sina, kontroller ja sinu siis nii-öelda raamatukogu lugusid, mis sul on. Et sa saad alati harjutada, sa saad alati mängida, ta on täpselt alati sama tore. Et nagu see on see absoluutselt nii-öelda dealbreaker, mille juures mulle meeldib. Et ainult mina sõltun iseendast ja keegi minust ei sõltu. Et nagu ideaalne. Kas mingid muud muusikastiilid on ka tulnud peale sinna? Oled millegi muuga ka harjutanud? Drum & bassi natukene, aga sellega ma olen, see on mul nii algfaasis, ma alles nüüd praegu sain sünnipäeva kingis kingiti mulle esimesed 30 tracki, et hakka harjutama. See on ikka nagu hoopis teine loom, ütleme nii, et see ei ole lähedalegi nii kerge. Jah, seal on need high hitid ja kõik nagu vahel. Ja... Kõik sellised double dropid ja need, mis oled endale ikkagi väga selgeks tegema. Aga ei veel, muidu ei. Said tahaks hakata proovima mingi aeg. Noh, selles mõttes, et ma ikkagi, ma arvatavasti seda mitte kunagi mängima ei hakka, aga kes see harjutada keelab? Nagu selles mõttes, et ikkagi järjekordne oskus juures. Et siis mida suurem oskuste laekas sul on, seda lahedam on. Seda loov sa saad olla. Ja, absoluutselt. Et kindlasti sa saad tuua midagi tehnost Drum & bassi ja Drum & bassi, siis kuidagi mingid värgid kindlasti. Kindlasti, absoluutselt. Küll jõuab sinna, aega veel on, noor mees. 32, ikkagi noor nagu see. Näed noorem välja, et... Ma tean, ma olen hästi säilinud. Ma marineerin ennast alkoholi kogu aeg. Ei, kõva. Ma ei tea, liiguks edasi, me nii-öelda oleme vestlenud ennem niisugustest sügavamatest asjadest. Ja siis on meil lahkarvamused tekkinud ja siis mul on just see, et huvitav. Et teine maailmavaade, inimene julgeb rääkida, et seda ma hindan ja mul ei ole nagu vahet, kust maailmavaates oled. Minu põhimõte on natukene nii-öelda tõtt siin leida või nii-öelda kõik räägime oma tõtt, aga võib-olla on sealt universaalne tõde võib-olla sündimas läbi arutelude ja siis mul on tore hakata küsima mõndasid asju sinu käest. Anna tuld. Mis sinu jaoks on surm? Polegi sellist asja tegelikult. Kui nüüd selles mõttes, et surm tavalises igapäevalises mõttes on see lihtsalt, et sina füüsiliselt lõpetad eksisteerimisel. Nagu selles mõttes, et sina oled surnud, sinu keha on läinud, sa kõduned ära, pane kapsas kasvama. Aga selles mõttes, kuna ma usun ka kvantfüüsikasse, sest et teaduse aru ja kvantfüüsika nagu energia jäävuse seadus ütleb seda, et energia ei kao mitte kusagile, ega ta ei hävine, vaid kandub kehast kehale, siis ma ka usun selles mõttes ka taassünd. Aga kui surm selline, et nagu tavamõttes või igapäevases mõttes ongi see, et mis kõik mõtlevad, mis surm on. Su süda lõpetab löömise ja aju suleb ära ja sind ei ole. Sinu füüsiline keha siis, seda ei ole. Et see on nagu see põhiline, mis ma mõtlen, mis surm on. Aga vaimselt, ma ei usu, et keegi nagu otseselt ära sureb. Otseselt vähemalt mitte. Okay. Kas sa mingil määral kardad surma? Ei. Aga kas sa... See on peatamatus. Selles mõttes, mis sa karta on. Kõik kärvame, kui varem või hiljem oleme kõik sureb, mis sa karta on. See karta seda, kuidas sa sured. Selles ma saan aru, see on absoluutselt aru saada. Näiteks minu vanaema siiamaani kardab üüratult seda, et tuleb sõda.
ta kardab seda nii nagu käega kirjadega või ongi see, et nagu ta ei taha sõjas ära surra. See on fine, aga selles mõttes, et lihtsalt surma karta, see on mõttetu. Selles mõttes, et varem või hiljem me sureva nii kuna, et seal Meistri Margaritas oli üks hea lause oli see, et nagu, et me kõik oleme surelikud, vaheta vahel ka ootamatult surelikud. Seal ei ole midagi karta. Mul on hea meel, et me oleme samas seisukohas sellega, et samamoodi arvan, mul on olnud ka near misse nii-öelda, et oleks surma saanud mitmeid kordi, aga ma ei tea, ma tunnen, et palju julgust on elada rohkem, kui sa ei karda seda surma, et sa oled julgem tegutsema, muidugi sul on survival instinct. Ei, muidugi, aga ta ei hoia sind nagu kinni, selles mõttes, et sa ei ole vähemalt sellist tunnet, et sa alati lohistad mingisugust pagasid kaasas nagu. Tulgu, mis tuleb, you'll be fine. Probably. Või mina tean, võib-olla jääd bussi alla. see on lihtsalt elu, ma ei tea, kõike juhtub ja ma ei peaks selle pärast nagu, paljud inimesed mõtlevadki, et nagu, et see on järgmine missioon, et sa lähed välja ja siis nagu ongi, et nagu surm võib tulla, vaata. Aga nagu me juba sellest rääkisime, ongi see, et nagu põhiline on see, et ela niiviisi, et nagu ära karda surma. Blue Oyster Cultil oli sitaks lahe laul, oli Don't Fear the Reaper. Mis vahet seal? Sa võid nagu 2 käega võidelda selle vastu, sa saad surma liiguna. Mõtle millegi olulisem peal. Kuidas sa järgmise kuu üüri ära maksad näiteks? See on nagu palju olulisem küsimus kui see, et mis juhtub, kui ma nüüd järgmine nädal surma saan. No siis sa ei pea üüri pärast muretsema, see on vähem positiivne. Ei, positiivseid külgi leiab igalt poolt. Muidugi. Kas sa usud, et nii-öelda mingi jumal või ententi midagi? Absoluutselt mitte. Kas sul müstilisi kogemusi on olnud? Ei. Kui nüüd niiviisi mõelda, siis nagu, kus müstilisi kogemusi ei, aga nii palju ma näiteks juba täpselt samamoodi tänu kvantfüüsikale on see, et ma usun seda, et nagu tõesti maa on üks suur absoluutne hingav olend, et nagu näiteks kui ma käin metsas hästi palju, seal metsas sa tunned ikkagi seda, et sa tunned nagu ühisust maaga ja seda. Ja sa tunned seda, et kõik sinu ümber elab ja ikkagi, et see, et sina mõjutad teda ja tema mõjutab ka sind. Seda ma nagu, kas nüüd seda saab kutsuda spirituaalsuseks vist isegi saab, et nagu seda ma absoluutselt usun, aga jumalat ei, absoluutselt mitte. Organiseeritud usk või religioon selline on absoluutne mürk selles mõttes, et aga inimesed peavad oma spirituaalselt küll selles mõttes, et teineteist peab ikkagi arvastama, et inimkond kõik ei ole kõnts, kui seda leidub ka, aga usk, religioon ei. Kas sul, ma saan aru, et sa mõistad nagu, et seal on nagu midagi enamat, et nagu looduses, et seal on midagi enamat, mis hoiab nagu seda koos. Et mida meie mõistus veel ei võta ja võib-olla ei võta kuni selleni ja me surma saame, kui me lõpuks selle ühenduma sellega. Ma võtan rohkem seda sellisele, ma olen 100% kindel, et enamus inimesi ei saa tegelikult sellest aru, kui palju meie kui imetajad või inimesed või mida iganes oleme sõltuvusest meie planeedist ja kuidas nemad on ja kuidas see planeet tegelikult on see, et meie mõjutame seda väga drastiliselt. Et see on see, mis nagu tekitab mul selles, et inimesed ei saa sellest lihtsalt aru. No näiteks inimesed viskavad sul kilekotte metsa, eks. Kas sul on mingi peapõrutus olnud lapsena või mis iganes, et nagu, kuidas sa mõtled, et see on hea idee? Ja siis on nagu emale viskad. Ja siis nende vastus on see, see on ainult praht, eks ju. No palju õnne, see on praht, mis ei lagune nagu selles, kui sa viskad banaani koореmetsa, anna tull, see kõduleb ära, see palun ongi kuradi ma toitained järgmistele taimedele või mida iganes, aga see ei lagune juba küll see küll ja küll käinud, näiteks kõige hullem, ma arvan, iskord me olime kusagil põlvekandis, absoluutselt süvametsas olime. Siis panime telkpandid püsti ja ma tõusin püsti, siis kannaga lükkasin natukene ma seda mulda vahe, oi näe, 3 koni. No, jah, seda peaks küll inimestele õpetama, et see juba kaitseväest tuleb, et ikkagi inimesed suitsetavad, nad on seal metsas ja seda küll, mina mul konid taskus oled. Mul on üks sõber, kes alati sõimab, Karl Õigal, tšau Karl. Kes nagu kogu aeg vihkab mind selle pärast, et nagu ära palun pane neid konisid tasku, need haisevad, eks. Aga ma põhimõtteliselt keeldun neid maha viskamast. Ja siis õnneks nüüd, siis ta ütles mulle, et aga siis osta endale, võta nad festivadel, võta mingi plastiktoruse, kui sa koni kogula või mis iganes selle nimi on. Nagu. Ja siis ma vaatasin seda linki, mis ta sulle, see on 20 €, ma ütlesin, et nagu ei, ei, ma ei osta seda endale. Ja siis Rego Kauber, kuradi, ma see kinkis mulle nüüd selle ongi see samasugune tuub, eks ju, aga see on lihtsalt täis, vaata, kui sul teed plastikpudeleid, sul on selline tuub, mis pannakse, siis puhutakse kuuma õhuga, kuuma jõuga pudeliks valmis, eks ju. Ja nüüd on mul see olemas vähemalt.
ja noh, linnas sul ei ole seda vaja, sest et sul on prügikastid igal pool. See ongi see, et linnas sul ei ole mitte mingist vabandust, kui juba koni maha visata, sest sul on prügikastid iga fucking pool nagu. Nagu see on küll nagu, aga no mitte, et metsas sul oleks õigus, aga ikkagi. Et lühidalt öeldes mu point oli vist see, et ma usun seda, et maailm elab, maailm on armas, jumalat ei ole olemas, aga nagu palun kandke hoolt selle eest, et nagu, kus kohast te elate nagu, sest et usun me inimkond praegu näiteks hea näide, meil on koroonaviirus, mis jumal tänatud, et ta ei ole nii surmav, eks, ta on küll meie elu kõik kapitaalselt pea peale keeranud, aga ta ei ole õnneks surmav, sellepärast, et kui inimesed peaksid kõik, inimkond peaks kapitaalselt välja surema, nagu selles mõttes, et ütleme 28 days later situatsioon või midagi taolist, eks ju, et oletame 2 kuu pärast veidi ole seda enam. Emaks see lood sul pohvi. Usun, ta võtab kõik tagasi täpselt sama roodi. Ma olen Pripyatis ja Tšernobõlis käinud. See on absoluutselt nii imelik. Sa kõnnid ringi, vaatad, ma olen jumalast tehnikus, ma olen metsas, siis vaatad vatsakule, oi putsi, hutšovka. Nagu selles mõttes, et emaks loodus võtab kõik tagasi. Kas selles mõttes, et me oleme surnud arvatavasti 20 000 aasta pärast, võib-olla isegi vähema pärast. See planeet paneb veel 100 000 miljoneid aastaid edasi. Nagu Tšernobõlis oli, et seen hakkas seda reaktiivsust sööma. See oli muuseas jumalast lahe uudis, et jah, see, et kuradi seen tekkis, mis toitubki nagu kiirituses, see on selline, et lahe. See on nagu Mother Nature. Fuck yeah, evolution nagu, et selles mõttes. Ja nüüd esimene asi, mis nad hakkasid kohe tegema, on seda seent koguma uurima, kas seda saab kasutada näiteks ka veel. Näiteks, et aitaks Fukushimas puhastustööd ära teha või me tegid sellise katastroofi kohta, see on tegelikult suhteliselt palju, et kas ei pea isegi olema katastroofi koht, piisab sellest, et see on meie nii-öelda tuumajäätmete jaam nagu, et kas seda saaks kasutada, see oleks pagana äss nagu, see oleks nagu tõsiselt nagu järjekorra näide sellest, kuidas emake loodus nagu aitab kaasa seda. Kõige suurem näide vist on penitsiliin, aga no palun. Aga kas sa ei arva, et need probleemid maailmas, millega inimkond praegu silmitsi on, et ongi sellest, et paljud inimestel ei ole seda nii-öelda hoolivust või seda nii-öelda see secret nagu, et midagi enamat on peale sinu ja selle teadvuse, mis inimkonnal on veel, et me nagu arvame, see on kõik materiaalne ja selle tõttu siis on nagu ära kadunud. Ma arvan, et nagu see ei ole nagu otseselt seotud, ma arvan, et tegelikult, et see, et inimestel ei ole seda nii-öelda, või kõik siis praegu sellepärast, et neil puudub kodune kasvatus. See on nagu üks näide, aga teine see on see, et ega see, et inimesed oleksid rohkem spirituaalse maailmasse, ega ta halva ei teeks. Selles mõttes, et mul on hunnikus sõpra, kes on kapitaalselt, vabandega väljendi eest nagu asshole'id tegelikult mõnikord, eks ju, aga väga spirituaalsed. Näiteks nad on nõus, ma ei tea, oletame, nad istuvad kusagil hirvepargis, joovad ära, kui nad jäävad pool liitrit viina ja teevad ära 3 pakki suitsu, eks ju. Aga sees kõik tühi taara, kõik asjad lähevad ilusasti prügikasti ja lähevad minema. No, kas sotsiaalselt aksepteeritav käitumine, see nii-öelda avalik pummeldamine minu arust ei ole, aga see eest vähemalt koristavad enda ära, eks. Ja siis sul on kapitaal, teine näide on see, et sul on viks ja viisakas mees, kellel on, ma ei tea, see haridus ei ole küll tähtsad, oletame, tal on väga hea töökoht ja ta on väga respekteeritud inimene oma nii-öelda selles kommuunis, eks ju, aga ta loobib konisi maha kogu aeg. Või ala tal on kapitaalselt kama 2 inimestest, kellel oleks võib-olla abivaja, mis iganes. No, selles mõttes, et no, mida kõik kõrgemale see jõuad nii-öelda kapitalismiga, seda võib-olla pohvim ongi sul. Kindlasti, selles mõttes kindlasti selle vastu ei saa vaielda, et seda on näha. No, selles mõttes, et seda on, inimesed võiksid tõesti rohkem hoolida nii teineteisest kui ka loodusest kui ka üleüldisest situatsioonist. Mis sa egost arvad nii-öelda? Mul on see on aeg-ajalt vajalik, aga ära lase tal käest ära minna. Ma muuseas rohkem selle kohta ei oska, ma ei ole kunagi nagu selle. Kas sa oled võimeline nagu kurja tegema? Jah, kõik on. Kõik inimesed, igal viimasel inimesel elusolendil on siin maa peal olnud täpselt olemas see nii-öelda võime seda teha. Aga see on nagu selles mõttes ka trikiga nagu küsimus, et tehniliselt see, kui sa tapad ära kärbse, tehniliselt rääkides, see on kuritegevus, sest see ikkagi lõpetad ära teise elusolendi nagu elu, eks ju, aga who cares, nagu selles mõttes on kärbes. Aga noh, selles mõttes, et meil kõikidel on olemas see nii-öelda potentsiaal, noh siis see the capability, at the ability, ehk siis nagu see suutelisus teha halb. Ma olen 100% kirjas selles, igal viimasel inimesel. Täpselt nii. Inimloomus, sa ei muuda seda selles mõttes, et see ei ole halb asi, see on täitsa igapäevane asi on inimloomus nagu. See ei tee sinust halba inimest. Ma olen inimene. Noh, lõppkokkuvõttes on Oi, pilead on tõesti hea tee. Thanks, mees.
see on hea, käisin Ökopoes seal head teed võtmas. Mul sõber kogus sookailu mulle. See sookailu tee, see on sookailu selline sammal, mis ka, ei ole sammal, ma ei teagi, mis ta täpselt on. Sookailu on selline, no ühesõnaga hiljem kõik kuulajad saate guugeldada seda, sookail on selline iidamast aadamast kasutatud Eesti maarahva poolt selline looduslik taim, et kui sa seda valal ajal kasutad, siis sa võid mürgituse saada, aga muidu ta on selline väga rahustav ja maitseb jõletuvalt hästi. Et see on üks asi, mis mulle on hakanud meeldima. Aga kuna ma ise seda korjata ei oska, ei viitsi, siis ongi see, kui mul üks sõber toob seda mulle, siis väga hea, siis ma seda ikka tarvitan. Aga kui proovida, siis ma ei tea, kas me tohime müüa üldse seda, kui nagu a-la kusagil tervisepoes või niiviisi, et nagu näe, siin on see sookailu tee. Täitsa võimalik, sellepärast, et mul maal kasvab, kas see oli mingi siniste või lillade õitega piparmünt ja apteekid ei tohi seda müüa, see rahustava toimega. Okei, kas nad ei tohi seda müüa sellepärast, et on mingisugune kindel spetsiifiline aeg, kui sa seda nagu pead nii-öelda korjama, et siis on okei, aga kui ta näiteks oletame, et sügisel sa võid seda korjata, aga kevadel näiteks ta võib olla toksiline. Sest et sookailuga oli nüüd nii, kumma pidi ta nüüd oli, ma ei tea, kas ta oli nagu sügisel toksiline või kevadel toksiline, seda väheda, aga sellega rikastas see asi, et on. Aga minu arust oli see, et ta on kevadel toksiline, sest ma olen alati seda saanud sügisel. Võt. Minu mõelest oli seal teema mingi, et sealt on lihtsalt rahustava toimega, nagu mitte niisugused, nagu ta on võimsam kui tavaline piparmünt või mingi värk, aga no ma ei ole kindel selles. Ma sama asi sookailuga. Aga rahustav on ta küll, jah. Ma maal korjasin ise puneteed teiega. Kahjuks mul ei ole pakkuda, see läks eelmiste podcastide peale kõik ära. Pole hullu. Aga võib-olla järgmine kord. Või järgmine kord tulen, siis olgu olemas. Kuri majas. Kus mul tee on? Ei, põnev. Kuidas sa sõnastad vabadust? Sul on õigus ja vabadus teha seda, mida sa soovid. Sotsiaalse konstrukti piiretes. Ma ei tea, kas sa oled kursis sellise raamatuga oli nagu social contract, siis seal oli kirjas see, kuidas meie kui inimesed anname ära osasi oma vabadusi sellepärast, et me saaksime koos elada. Sa lubad mulle, et sa mind, mitte sa ei luba, vaid sina, et sul lihtsalt jää valikud, sest oletame, et sa näiteks tahab meid ära tappa, aga sa tead seda, kui sa meid ära tapad, siis naabri Jüri annab sulle nuga. Ja tal on absoluutselt, siis ühesõnaga see, et you get what you deserve, ehk siis ongi see, me anname ära natuke oma vabadusi, et me ei joo ega korralda orgeid sul siin kuradimaa hoovis, et sellepärast, et on mingisugused sotsiaalsed normid tekkinud. Aga sa saad seda kapitaalselt kasutada, et sul on sõnavabadus, sul on kogunemisvabadus, sul on usuvabadus. See ongi minu jaoks nagu nii-öelda vabadus, et see tähendab seda, et sul on kõik absoluutselt asjad olemas, et öelda, et sa elad liberaalses ühiskonnas. Ja samamoodi, see ongi siis, see tähendab minu jaoks vabadust. Okei. Ma nõustun sinuga, aga ma nagu niisugune social contracti, see on juba nagu minu mõelest, ma ei ole sellega veel kursis ka, et ma ei ole seda raamatut lugenud. Aga mis ma lisaks oleks see, et minu mõelest vabadus on see, et kui sa kellelgi teiselt vabadust ei võta ja elad enda elu nii vabalt kui tahad, et see on minu mõelest nagu okei. Ja muidugi rõvedused, et sotsiaalses niisuguses nii-öelda keskkonnas muidugi, et kui sa paljatilliga jooksed ringi või ma ei tea, haisid ikka väga kõvasti ja tegelikult see ei ole ka väga nagu, see juba asjad nagu, võiks nagu hoida nagu teiste ees. Ela ja lase elada on see ilus lause, mis sellega Guns N' Roses live and let die. Ela, tegelikult on live, aga live and let die on ka nagu ela ja lase surra. See oleks tegelikult siis nagu see, mis meil Eestis on, mina ütlen ausalt ära, on vägagi vabadus. See, mis viimase ajal siin inimesed karjuvad, politseiriik, olge vait ära küll, te ei tea, mis kuradi asi politseiriik ongi nagu selles. Kas nagu ei olnud ülereageerimist selle kogunemisega? Ei, meil on praegu antud hetkel, selles mõttes, et üksuste suurustega, olge Come on, rohkem oli neid. Hea, et nad ei teinud seal midagi, aga see oli küll selline lihtsalt, et et kuna tänu sellele meil on piirakud peale, et meil ei ole nagu eriüksustel mitte midagi teha, võtame kaasa pohku, aga kas nüüd seal
ei, kohe kindlasti mitte. Absoluutselt nagu mitte midagi hullu ei olnud. Kuigi jah, see üksuste suurus oli naljakas, seda ma naersin ise ka, aga ei. No alguses oli ju kõik timned esimesed vist 13 või 12 päeva, et väike jälgimine ja kõik hoiti kontrolli. Aga siis seal oli midagi, see oli ikka nüüd oli, et see, et nagu need osad asjad, mis mulle isiklikult käisid ka närvidele. No mulle näiteks see, et nagu, et okei, et see, kes mängis seal pilli, eks ju, ka maan üle lasta mängib pilli, mis ta teeb halba või. Et see oli selline küll, et no okei, eks ju. See, et inimesed jälgi 2+2 reeglitega ja kandnud maski, see mulle isiklikult pinda. Aga no keegi otseselt teleskoopnuiaga näkku ei saanud nimelt, et ei ole see mitte mingis politseiriigi haisugi nagu. Siis oleks see asi, ma arvan, hullem nagu siis on, aga see ongi politseiriik, vaata, mis Valgevenes toimub, eks ju. Need suured mässud on see. Ja see, kus kohas sul reaalselt, sa näed ju video või Hong Kong või Venemaal, sa näed seda, kus kohas inimesed saavad nagu teleskoopnuiaga otse näkku. Nagu isegi siis, kui ta on juba käed üleval, eks, siis ta klobitakse läbi, see on politseiriik. Kui me sinna jõuame, siis on see, kus kohas isegi mina võtan kuradi juba rahulikult. Aga siis ongi nagu, et me peame ennem sõna võtma, kui see asi... Nõus, absoluutselt nõus. Ei vaidle vastu, aga me ei ole lähedalegi seal. Ma arvan, et nagu kui me laseme sellel asjal minna, nagu kuidas Euroopas juba asjad minna, me oleme lihtsalt väike koer lihtsalt Euroopas ja me samamoodi lihtsalt see asi mõjutab seal meid ja lihtsalt öeldakse meile ette, mida tuleb teha ja siis nii lihtsalt läheb Eesti samamoodi kõige selle Euroopaga kaasa. Kui me oleme jõulised, Eesti riik seisab iseenda eest ja me ei lase ikkagi välismaailmale meie kultuuri ja kogukonda riiki siis muuta, siis ma arvan, et meil on rohkem vabadust. Ei, ma olen absoluutselt nõus sellega, et enda Eesti rahvus, kui me läheme natuke teemast kõrvale, aga vahet ei ole, kuigi seda Eesti rahvusidentiteedi peab hoidma, ilma naljata ausalt mõtlen seda, siis samamoodi mul ei ole ka Euroopa Liidu vastu mitte midagi, me oleme sealt saanud 10 korda rohkem kasu kui kahju. Aga mitte mingil juhul ei tohi ära lasta seda, kes me oleme. Et ütleme niiviisi, et nagu EKRE-le ja nendele meeldib öelda, et nagu Brüsseli kuradi juba lõukooreks ei ole vaja saada. Järjekordselt ma isegi ei näe seda juhtumas veel nagu pikka aega. Et inimesi ära osta hirmuga on alati kõige kergem asi üldse. See on, mida EKRE oskab väga hästi ja for the record ma hääletasin nende poolt eelmine kord, mida ma nüüd natuke kahetsen, sest et kuigi poliitilised põhimõtted mulle isegi mingil määral meeldivad, kui see fucking rampant homofoobia ja lihtsalt see puhas matslikkus välja jätta. Ja siis ongi see, et nagu ma nüüd nende poolt enam ei hääleta ja siis ma hakkasin mõtlema, et kelle poolt ma siis hääletan, perse. Selles mõttes, et mul ei olegi varsti valikut ja ma pean nagu nõme, situatsioon on nagu halb nagu selle koha peal. Mul on nii huvitav, nagu me tegelikult väga paljudes asjadest täna nagu just nagu nõustume, sest et EKRE suhtes mul on sama nagu arvamus. Üks teema, mis me sinuga ei nõustu kindlasti on koroona teema ja selle vaktsineerimine, ma usun, et sinna me jõuame, aga sellega ma enamus mu sõpru, kes on sellised nii-öelda liberaalsema mõttega, see ei nõustu minuga sellel teemal, kuigi üllatav, kui meil viimasel ajal isegi minu absoluutselt parem äärmus, sõbrid ei nõustu minuga, sest et nende jaoks on vaktsiin on kontrollimine jada ja see on ka kontrollimine ja et oota, miks mul vaktsiinipasti vaja on, me jõuame kohe sinna, aga lihtsalt see ajab mind alati nii kettasse. Et keegi ütles, ma olen libertaarlane, ma olen selline inimene, kes usub, siirad südamest usub, et geidel peaksid olema täpselt samad õigused, mis sul ja mul, aga ma tahan, et nad oleksid relvastatud. Selles mõttes ma ise oman tulirelvasi, ma armastan tulirelvasi, see on minu arust on üks kindel osa nagu minu vabadusest, muidugi see on hea, et veel Eestis rasked relvalood on, aga ma tahan, et kõik oleksid täpselt samamoodi õnnelikud. Et nagu, et parem äärmusosul ei ole õigust öelda mitte essugi liberaalsele inimesele, et sina nüüd pead tegema nii ja nii teha ei tohi ja täpselt samamoodi vastu ka. Kuidagi me peame selle kompoti tööle saama. Mingisugused kompromissid tulevad varem või hiljem, see on paratamatus, aga nagu ei. Kas sa arvad, et lõpuks see poliitika mängib mõlemalt poolt kokku ära ja tekivad mingi side, mingisugune kõrgem mingi... Poliitiliselt võib olla. Poliitiliselt isegi võib olla, sellepärast, et lõppkokkuvõttes on see, et meie poliitikud on seal, et raha teenida ja proovida sellest nagu suuremast sitaämbrist mingisugune väikenegi niidikini välja võluda, aga kui inimesed, nagu selles mõttes, et inimesed, kes hääletavad, lihtsalt see on hea näide, et inimesed, kes hääletavad EKRE poolt, siis paremäärmused kohati või siis inimesed, kes hääletavad, ma ei teagi, kelle poolt meie vasakpoolsed hääletavad, sotside või roheliste poolt, ma ei tea. Nende vahel võib-olla isegi see ei saagi olema nii kerge, sellepärast, et osapoolid ei teilisega rääkidagi. Selles mõttes, et nad dialoogi pidada omavahel, see on see asi. Ja
see on ka selline jube individuaalne, et kui inimene on terve elu olnud selline, nagu ta on, siis ega teda ümber veenda ikka annab, nagu see ei ole nii kerge. No kindlasti mitte. Ja närvid ei pea vastu, seda ma teen isiklikult. Selles mõttes, et kui inimene on vankumatu ja ta ei muuda oma vaatevinklit, siis ega ta ei muuda seda kunagi ka. Ega me kõik ei peagi muutma ja minu meelest see nõuke teine poolsus, isegi kui keegi elab nii-öelda prügikastis või midagi. See on ikkagi mingil määral elu ja ma arvan, et ta on mingil määral ise mängid ka enda kaarte niimoodi ja ei ole lihtsalt seda entusiasmi, et sealt välja tulla ja minu meelest lihtsalt ela ei ole see elada. Kõik, mis me ikka teha saame. Aita seda, kes tahab, et teda aidatakse ja kes ei taha, et teda aidatakse, siis have fun, mis seal ikka. Ma ei tea, liigume siis nagu, kui vaktsiinid juba läbi käis. Ja palun. Mulle ausõna, mul on lehik teema üldse. Minu arvates siis nii-öelda sundvaktsiin on väga, ma ei tea, ebamäärane asi. No ei, selles mõttes, et meil on üks asi Eestis on alati olnud see vaktsineerimine, vabatahtlik, punkt. See ei kuulu argumenteerimisele. Selles mõttes, kui sa ei taha, et sind vaktsineeritakse, siis ära lase ennast vaktsineerida. Aga siis näiteks, kui sa tahad reisile minna, oletame, et sa tahad reisile minna, eks ju, ja see riik, kuhu sa tahad minna, ütleb, et me nõuame vaktsiinipassi ja siis sa hakkad karjuma, et see on minu õiguste vastane. Ei ole, sest et see pole sinu riik. Mis see sinu asi on? Sinu reisimine on vabatahtlik. Keegi sunni sind, kui see on sul tööasjus, siis see on sinu firma asi, mitte sinu asi. Selles mõttes, et sina oled ikkagi selle firma tööline. Et näiteks see mulle tõesti meeldib, näiteks see, kuidas see oli see Olerex vist. Jah, Olerex oli see, kes ütles seda, et nagu, kui see vaktsineeri, sa saad kinga, eks. No see ei ole otseselt õige. Selles mõttes, et Olerex ei ole, see on bensiinijaam, mitte mingisugune, see nüüd ei ole nagu lähedalegi mitte kõige hullem asi maailma, mis juhtu saab. Aga see näiteks, kui sul on kiirabi töötajad keelduvad, siis jah, sest et siis see ei ole enam sinu tervis. Sa puutud kokku teiste inimestega kogu aeg. Nende haigetega. Jah, näiteks. Ja siis sa võid kogemata, ma ei ütle, et sa teed seda, aga sa võid kogemata anda absoluutselt ära hoida vaiguse inimesele, mis sulle võib-olla tekitab natuke ebameeldiva nohu ja sa ei tunne kuradi juustu maitset, eks ju. Aga see teine saab kuradi pneumoonia ja sureb ära. No siis jah. Aga muidu ei. Ma selles mõttes, et nagu või teine asi, näiteks mul on hunnikus sõpru, kes on selle juba läbi elanud. Ja enamus, tegelikult 90% nendest on nii, nohu, keha, maitsemeelt ei ole. Osadel ei olnud sedagi. Nagu. Ja siis tasevad enda antikea testid teha, eks ju näitavad, palun, su antikead on üle 1000, absoluutselt vaktsineeritud, ehk siis võrrelda vaktsineerimisega, et sinuga on korras selle ohtu. No, see on hea ju, see ongi kõik, mida sa vaktsineerid siis teda enam, tal on juba kõik olemas nagu. Selles mõttes, et ja nii juba rääkisin ka inimestega huviti, kas nendega on ka siis nii, kes on selle läbi võdanud, kas nemad siis on ka nagu saavad selle vaktsiinipassi või? Jah, sest et antikaad on olemas. See vaktsineerimispassi tähendab seda, et nad tahavad teada, et mis firma vaktsiini see kasutusid, me tahame teada, mida promoda Facebookis, nad tahavad lihtsalt teada seda, et sul antikaad olemas. Ja palun, nüüd on nii, et ma ei näe mitte mingist nii-öelda ma ei näe mitte mingist põhjust, mille pärast inimesed, kes ei ole vaktsineeritud ja inimesed, kes on vaktsineeritud, võiks omavahel läbi saada, sest lõpptulemus on sama, ma tahan fucking tagasi tööle minna. Õigemini ma tahaks baari minna alguses, päris lahe. Aga kas ei ole, et võib-olla on kõrgemalt poolt mängitud ikkagi kaarte ja need on vastu nii-öelda inimkonna nii-öelda mingitele asjadele, nagu paljud inimesed tunnevad siis ja ma enda läbi nii-öelda enda uurimistöödega olen leidnud, et nagu ma ei saa nagu usaldada seda asja ja ootaks 5 aastat vähemalt. Sa mõtled, et sa ei saa vaktsiini usaldada? Jah, selles olukord on veits. Jaa, aga siis ära usalda. Ma ootaks nagu 5 aastat ja näeks nagu. Aga siis ära usalda, siis tee seda natural. Ma eeldan, et sul ei ole terviseprobleeme, ma eeldan, et sul ei ole astmat ega midagi. No, siis on ju kama, siis mine välja, saa see haigus endale külge, põda see läbi ja palun sul antikead, kõik probleem lahendatud. Noh. Selles mõttes, et ja teine see, mis inimesed räägivad seda, et see viirus on laboris valmis tehtud ja ta on nagu see, siis tekib küsimus, mis kasu sellest kellelgi on.
Sest me keerasime praktiliselt terve maailma majandused perse nagu juhei, mis annab meile nüüd? No, vaadata, mis Hiinas toimub ja nagu pidevalt toimub see, nad olid juba 5 aastat tagasi ennem seda koroona tulekut olid juba COVID või selle SARS mingisuguse viirusega biorelva mingi katsetused ja 5 aastat hiljem meil oli see värk. Mis neil oli? SARS oli neil? Jaa, et see võiski vabalt olla ja vaata, kui hästi tegelikult Hiinal läheb, nad on väga nii-öelda ees enda arenguga ülejäänud maailmast ja see, et nad panid endal kõik lukku ja põhimõtteliselt nendel on seal nii-öelda vaba, mitte me ei tea, sellepärast, et otseses mõttes, et mis Hiinas täpselt toimub, mitte ei tea, ei sina, ei mina, ainult need, kes seal võib-olla elavad teavad. Selles mõttes, et see on no ma võin sulle vastu näite tuua, et Hiina pani kõik lukku, eks ju, nõus, seda nad tegid, eks ju, ja siis nad rääkisid seda, et meil oli täpselt nii palju surnud inimesi, kõik on hästi, et Xi Jinping ja klap. Ja siis samal ajal levivad internetis video, kus koos loobitakse juba laibakottisi nagu korterelamutust välja. No, see on ju täpselt, selles mõttes on see täpselt sama kindel informatsiooniallikas kui see, kas sul on tehtud keemiarelvi testimine või see, et sulle Hiina kommunistlik partei väidab seda, et meil ei olnud ühtegi surnud, nobody died, everything is fine nagu. Selles mõttes ma olen 100% kindel, et neil oli situatsioon nagu päris putkas, nagu meilgi. Aga meil läks isegi, Eestis on meil üllatatud hästi, et meil on jube vähe surnud. Mis on lahe, ära see valesti aru, see on väga positiivne. Ja siis samal ajal sa vaatad, kuidas Itaalial läks. Itaalial läks nagu katastroofiliselt seal alguses. Et nüüd ongi, et nagu ma lihtsalt ei näe antud situatsioonis võitjat. Nagu ma selles mõttes, et ravimifirmad oleksid kasumit nii kuna teeninud. Koroona või mitte. Selles mõttes, et ravimifirmad teenivad alati kasumit. See on nende töö nagu. Ja arvestades sellega, nii kaua kui eksisteerib selline turg ravimifirmadel nagu USA, neil ei ole vaja globaalset pandeemiat, et raha teenida. Selles mõttes, et USA ongi üks paras suur meditsiiniline pandeemia. Aga kuhu sa nagu edasi lähed, kui sul see kõik võim on ja nii-öelda kõik raha on, et kus see edasiminek on? Kas see naljakas ei ole vaadata, kuidas sa panid tervele maailmale maski ette ja nii-öelda? Jaa, aga selles mõttes, aga inimesed on maski kandnud Aasias, kus kohas on sellised kuradi nii-öelda pisar viirushaigused olnud kogu aeg. Absoluutselt kogu aeg. Selles mõttes, et meil oli see paariga, et ma ei pane enda mingisugust nartsu suu ette, sellepärast, et see võtab vabadused ära. No vabadega väga, sest teie ego on väga nõrk, kui sa niiviisi arvad. Aga Aasias on see kogu aeg olnud nii. Seal on see nii tavaline, et näiteks mul on paar sõpra, kes elavad, korealased, kes elavad Tallinnas. Enne kui see maski teemas ikkagi algas, eks ju, lähme välja, vaatan ühele maski. Köha või? Väikene. See on nende jaoks juba sotsiaalne norm. Ei, see mul täiesti, ma ise ka panen maski ette, kui ma olen haige. Ja et see on nagu tõesti pead lugu ja kui sa ei tea ka täpselt, mis haigus on. Et pane see mask pähe ja... That's the point. Aga niimoodi, et nõutakse igal pool maski, et... Aga ainult avalikus kohtades, mis on jumalast fine, sellepärast, et see on nagu selles mõttes, et see on lõppkokkuvõttes on see, et see on ära tõestatud ja mul oli isegi lingi, mis sulle hiljem saan anda, on see, kus kaas on nüüd on ära tõestatud, sai uuringud valmis, et see aitab. Aga selles mõttes, et ma saan aru, miks inimesed maski skeptilised on, sellepärast, et kui see kõik algas, siis see info, mida meie Terviseamet andis või mida meie valitsus andis, oli reaalselt selline, et nagu otsustage ära nüüd, kumb on nüüd, kas ta töötab või ei tööta, sest alguses öeldi, et kandke maski, maskid töötavad ja siis öeldi, et ärge kandke maski, maskid ei tööta ja siis öelda, okei, kandke ikka maski, sest maskid töötavad, aga maskid töötavad lihtsalt niiviisi, et kui sina oled haige ja sa ei tea, et sa haige oled, sest et tegelikult see oli kas 65% on see asümptomaatiline haigusmus, et sul ei olegi ega köha, eks ju. Et sellepärast ongi see, et sina seda välja lennuta. Sissehingamisele see ei aita nagu selles mõttes, et ega sul ei ole, kui sa just ei kanna seda FFP2 filtriga maski, eks ju. Aga ta vähendab seda, et ta lendab sul võimalikult kaugele see. Et ilma maskita oletame, kui sa oled paar õlut jõudnud näiteks või mis iganes ja siis sa natuke tadistad, eks oletame, et sa istud seal tooli peal, ma taban sind sellega. Ja kui sa ei tunne küll seda, need on väiksed, aga kui su mask ees on, nad ei juua nii lähedalegi. Et selles on point, et nad oleksid võinud alustada sellega, et seletada ära, teha nagu otseses mõttes nagu lapsele selgeks, et nagu mille kuradi pärast sa pead seda maski kandma või, et nagu kuidas ta töötab. Et nagu nüüd on õnneks neid videod olemas iga üks, kus sul kas või YouTube'i staarid, kes iganes teevad videod ja seletavad ära, et see teeb nii, see teeb naa, see teeb sellepärast nii, see teeb sellepärast naa ja tood igasugused teaduslikud uuringud tööd ka välja, miks see nii on. Aga pole ime, selles mõttes, kui mulle nüüd praegu öeldakse, et liikvel on mingisugune kahtlane viirushaigus, mis levib ainult nina kaudu ja siis riik ütleb mulle, et te peate panema endale veinikorgid nina ette.
no ma ei teeks seda, sest et see on nagu absoluutne jaburus, eks ju. Nagu, aga ma kujutan ette, et täpselt selline tunne võis jääda ka osadele inimestele, et okei, et sul töötavad inimesed viirustega, neil on kuradi reaalselt full hazmat suudid, eks ju, et mida see üks mask aitab. No ma saan aru, miks, sest neil ei seletatud. Mulle ka ei seletatud, ma lihtsalt tavaliselt uurin alati kõiki, teen enda uurimistöö ise ära ja ma tahan teada, et mis teema on, no see ei ole raske, aga ma ei saa pahaks panna seda. Kuigi nüüd on nagu lihtsalt kaua aega mööda, et võiksid inimesed nagu aru saada ka sellest, aga no mida ma ka tea. No jah. Mina ikkagi mõtlen, et see on nende vabadus nii-öelda ilma maskit olla, süüa endale osta. Absoluutselt sinu vabadus seda teha nii kaua, kui see sellega kedagi ei ohust. Kurb tõsiasi on see, et see ohustab. See ongi see ainuke asi. No, aga kui nagu väike protsent tegelikult on, et sa ohustad seda? Ma ei tea, ma ei ole kursis statistika. Aga pane tähele, kui vähe inimesi oli gripihaiged. Sest et inimesed lõpuks ometi õppisid ära, et käsi peab pesema. No, meil on tehtud, kuidas see on nagu üks näiteks jumalast seda, ma rääkisin oma sõbraga, kes on perearst, siis täitsa laed, eelmise talve nii-öelda jõuluhoo ajal noroviirus praktiliselt ei olnud mitte kellegi. Sest et me fucking peseme käsi kogu aeg nagu igal pool, nagu näiteks mina olen hakanud ka tulvist rohkem käsi pesema, kui ma lähen poodi, ma desotan käed ära sellepärast, et see töötab ja nii edasi, aga see on lihtsalt nii lahe, et kus kohas on nagu selline elementaarne väikene asi, mis on nüüd tehtud nii-öelda tõstetud väga kõrgemale tasele, tehke nüüd seda ja siis hakkad tegema seda, et lahe nagu töötab nagu selle vastu ka nagu. Ja siis või see põhiargument oli see, et nagu meil ei ole elu sees nii leebelt gripijooaeg olnud. Kus see koroonaviirus siis tuli? Sellepärast, et me peseme käsi fucking tolmajoob. Kas ei ole nagu, et selle COVID nii-öelda seal mitmeid neid COVID nii-öelda mutatsioone või hargnevusi? Ja, et ikka need nii-öelda tavalised köhad või mis liikusid ringi olid ka nagu selle all ikkagi, et ja need testid on suht sensitiivsed, et see, kes selle testi lõi, ta pani paika, et mis nii-öelda selle sensitiivsustasemega tuleks testida. Ta tõi siis selle, et selle testi vastu jah, aga nagu ei ole selles mõttes, et nagu gripi vastu ta ei reageeri ega midagi, aga mis nüüd mis nüüd mulle vähemalt muret valmistab, on see, et kuna üle maailmas on nii-öelda siis globaalses mõttes me ei ole suutnud oma seda ei vaktsineerimise, ei seda asja kuidagi koordineerida oma vahel, et igaüks teeb oma asja, eks. Nagu USA paneb praegu ees ära sellepärast, et tal on kõik need firmad, kes seal toodavad vaktsiine, eks. Ja siis sul on näiteks India enne seda eelmist lainet, eks ju, kuulutas suure hurraaga, et näed, saime hakkama nii ja praegu nad kärvavad seal otseses mõttes nagu 1000 inimesi sureb iga päev ja nagu nii ja. No seal sureb 20 000 inimest iga päev niikuinii. Ja nüüd pane need teised kaotsa ja siis on kõik olema see, et ja mida rohkem sa lased sellele viirusel kuradi pingpongi mängida meie sees, seda rohkem on suur võimalus, et ta mutateerub. Ja siis varsti vaktsiinid ongi fucking kasutud. Nagu selles mõttes ma mõtlen, et nagu mitte nüüd kasutud selles mõttes, et see, et sul on isegi need tavalise, mitte kas või selle kuradi variatsiooni antikehad ikkagi aitavad sul elada kergemini läbi selle mutanteerunud variatsiooni. Et selles mõttes nad ei ole mõtetud. Aga et meil oli see võimalus terves asi saada kontrolli alla ja nüüd ma ei näe enam seda võimalust. Et nagu selles mõttes, et ma usun, et järgmine laine tuleb ka ikka selline, mitte lähedalegi nii hull nagu praegu, aga ega ta tulevat ei jää. Isegi see Hispaania, mis oli see Spanish flu oli ju, kas ta oli 3. või 4. laines? Ma ei mäleta, aga seal oli miljonid inimesi, et selles mõttes väga kiiresti. Et loodame, et hästi läheb. Ma loodan kõikidele head. Sama. Jah, vahepeal ma lihtsalt tunnen, et selle headuse taha viib hästi palju asju ära peita, samamoodi seaduste vastuvõtmisega ja nii-öelda. Sellega ma nõustun sinuga. Aga kas läks ta üle ei leidida? Mis asi? Seadus muudatud? See panti riiulile ja see oli tegelikult eelmine aasta juba olnud laua peal ja nii-öelda, et eelmine aasta oli juba laua peal, see lükati tagasi, nüüd tuli uuesti ja nüüd panti jälle riiulile. Ma arvan, et see lükatakse nii kaua, kui see lõpuks vastu võetakse. Või siis loodame, et ei võetagi. Jah. Ma tahtsin öelda seda ka, et vaktsineerimise kohta, kui vaktsineerimist alustati, siis esimene kord see oli siis polioga või esimene vaktsiin maailmas oli ikka Cowpox. Ma nüüd ei ole meelde, mis ta korda eesti keeles on. Jah, igastahes see oli sellele viirusele mõeldud aga ennem seda hakati juba käsi pesema ja ennem seda oli juba probleem sellega viiruse levikuga asjadega ja hakati käsi pesema ja oligi nii, et juba need numbrid olid täiega alla läinud tänu sellele, et hakati käsi pesema ja siis tuli alles vaktsiin välja, aga suremuste arv oli nii väike sellel hetkel. Aga siis tuldi välja, et näed, vaktsiin mõjub. Ja, aga pooliol ongi
väga väikene suremisprotsent. Probleem oli see oli päris palju hullem kunagi. Aga pooli on selles mõttes hull, et nagu, et sa oled cripple. Sa tead, mis asi on raudne kops, eks ju, selline suur kuradi, näeb välja nagu õllepunts, see oligi see, mis nagu siis. Ja see pooliovaktsiin on absoluutselt vajalik, sest poolio ei ole väga kätepesu probleem, see on toitumisprobleem, see on, mis toidu sees on viirused, mitte kätepesu, seda ei aita. Et selles mõttes, Sorry, ma ajan vist sassi mingi teise viirusega. Võimalik, sest poolio on selline lihasdüstroofiline haigus, mis keerab seal igasugused motoorsed funktsioonid pekka, aga kui ma ei eksi, siis see levis läbi mingisuguse toidu, et nagu kätepesu seal ei aita. Ja ma ajasin siin kohas sassi, oleks võinud rohkem uurimist teha. Sellepärast ongi dialoogid tähtsad. Dialoogid tähtsad on see, et teineteist kuulavad ka teineteist nagu. Ei ole päris nii, et sa oled debiilik ja ma olen kõige targem, et see ei vii mitte kusagile. See reaalselt ei vii mitte kusagile. Seal kasufaktor on inimkonnale väga väikene, kui keegi üks sõivab teist, teine sõivab teist, siis näitavad keskmist sõrme lähete minema nagu. Mitte keegi pole targem, mõlemad olete matsid, palju õnne. Selles mõttes, et aretage natuke midagi, kuulake teineteist. Või siis, uurimistööd, lugege, mis iganes. Ma märkan, et samamoodi ka riigis poliitikas kui ka firmade siseselt on kommunikatsiooni probleem. Ja see on tegelikult kindlasti alati, nüüd on ta veel hullem lihtsalt. Ja lihtsalt see, ma näen, et see kui kuidagi koduses kasvatusest või ma ei tea, kus see tuleneb, et inimesed kuulaks rohkem üksteist, aga laseks ka teistel rääkida ja aga no seda on, ma saan aru mõlemast, nagu selles mõttes, et sellistel nagu argumenteerimisel saan aru mõlemast poolest, et sul on inimesed, kes on lugenud läbi teadusliku töö, double peer reviewed, laialdaselt aktsepteeritud nagu väga suure nagu sellise nii-öelda testigrupeeringu uuringud ja siis on see, et näed, see on tõesti massiivne uuring, iga poolt läbi läinud, et nagu see on tõsi, probably, nagu 90% tõsi, eks ju. Ja siis on, tänapäeval on tekkinud eriti probleem on see, et sul on arstid, kes nagu võtavad sõna nende arvamuste põhjal, et see peaks töötama paremini kui see ja siis nende seda sõna võetakse kui faktina. Et aga see on üks arst, selles mõttes, et kui mulle ütleb silmaarst näiteks, et kui silmaarst tuleks mulle rääkima sellest, kuidas ma peaksin toituma. Ma saadaks pikalt pekki, see pole siis ilu eriala, nagu selles, mis peaks huvitama. See on sama, et ma ei võta toitumisnõuandeid perearstid, aga selles mõttes, et silmaarst võtab sõna pandeemia koha pealt, palju õnne, mis me teenid selle teadmisega, aga seega selleks. Aga kas ei ole kahtlane, et niisugune RNA vaktsiin, mis ei ole nagu siis ennem olnud kasutuses ja nüüd me pumbime nagu biljonitel inimestele 80-ndatest aastatest olnud aretamisel, nüüd tänu sellele, et ta on juba eelnevalt olnud mingil kasutusel, nüüd see, et meil on ta pealegi muuses enamus vaktsiini, mis me kasutame, ei ole mRNA vaktsiinid, täitsa tavalised need tapetud viiruse vaktsiinid. Selles mõttes, et need ei ole päris nüüd niiviisi, et okei, meil on kriis, kuule Ülo, kaugel sul see vaktsiin on ja siis on see, et ma ei tea, seisnud 10 aastat riiuli peal, oogen, tee valmis lükka verd, eks. See ei ole päris nii, sest et see on ikkagi, kui sul nüüd järsku avatakse kõik rahakraanid, sul võetakse ära osad bürokraatlikud sellised tõkkepuud. Siis ma just vaatasin, kes oli see, ta ei olnud isegi seotud Pfizeriga sellega, ta oli selle neiu, kes selle mRNA vaktsiiniga tegeles, see oli nagu tema, kes siis mitte speaker nüüd, aga see pressiesindaja või ma ei tea, mis selle nimi on. Ja siis ta ütleski seda, et täitsa uskumatu, kui kiiresti seda teha saab, kui sul võetakse ära lihtsalt need bürokraatlikud tõkked sealt vahet. Kas ta on 100% ohutu? Mitte ükski asi pole 100% ohutu. Kas mina lasen ennast nüüd esmaspäeval vaktsineerimise järgkorda, ja ma olen juba ammu seal, ma ei ole millegi pärast haigeks jäänud. Ei, you'll be fine. Ja, aga sellist asja nagu 100% ohutu, ükskõik mis pole olemas. No ma mõtlen ka seda, et pumbitakse neid miljoneid välja ja muidugi on seal erroreid ka, et mis see siis 100 inimesest on, et sina selle errori saad, kui lõpuks error tuleb ja pärast neid siis kätte saada. Üks näide oli ropult hea oli see, vaata nüüd praegu on see, et osade vaktsiinide kasutamine peatati sellepärast, et seal avastati, et on mingisugune potentsiaalne trombioht. Ja siis toodi siis nagu nii-öelda see statistika välja, et kas mingi iga 10 miljoni inimese peale oli, kas mingisugune oli, see oli 0,0001% oli see haigestus võimalus, siis kuradi üks arst ütles juba lasti, see, et rasedusvastaste pillide võimalus saada tromb on 0,2%, et see on selline,
okei, et nagu kumb nüüd ohtlikum on, kas see, et sa võtad rasedusvastase pille, mida sa teed muuseas iga kuu, eks ju, või siis see, et sa lased endale 2 vaktsiinisüsti teha ja sinu see võimalus, et see tekib, on nagu absoluutselt olematu. Need kõik ongi sellest, kui sa võtad selle, mis sa nüüd välja toonud, siis mastaabi, nagu selles, mis sa nüüd ongi see, et sa ikkagi arvestad sellega, et see nagu, kui sul on 10 miljonist inimesest, kes on saanud doosi, on ühel tõsine tühistus. Selles mõttes, et antud hetkel, kui me sinuga oleme siin dialoogi pidanud, eks ju, kui mitu inimest on saanud trombi looduslikul viisil, kui mitu inimest on surnud ära sellepärast, et ta lõi pea ära või kui mitu inimest sellepärast, et ta kogemata neelas liiga suure jäätüki alla. No. Läheks lolliks, kui me... Selles on ka siis, see ongi see, et nagu et ela ja lase surra. Nagu. Õige. Aga lõppkokkuvõttes on see, et keegi käsi sul seda vaktsiini teha. Eriti nüüd, kui sa tead seda, et sa saad selle vaktsiinipassi nii ehk naa, kui sa oled selle isegi looduslikult läbi viinud. Ära muretse, you'll be fine. See on hea, et sa mainisid seal Olerexi värki ja nagu minu meelest see, et nõutakse niimoodi. See on selles mõttes, kui su töö ei ole pistmist mitte midagi sellega, et sa võid teisi inimesi ohustada, keda kotib. Sa oled seal oma niikuna selle ma vitriini taga, eks ju. No see võimalus, et sa mind haigeks teed, olematu. Ja arvestades veel sellega, et nagu sina kannad seda vitriini näo ja sina kannad maski ka veel teisi, olematu võimalus. No. Millal sa arvad, et nii-öelda kõik see... 2 aastat. 2 aastat. Või kas nüüd 2 aastat, aga näiteks ma arvan, et järgmise aasta suve lõpuks. Ma arvan, et siis on juba nagu see situatsioon saadud niiviisi kontrolli alla, et võib-olla isegi hakatakse ära võtma seda, et ei pea nüüd enam avalikus ruumis maski kandma nii ja naa. Sest ma garanteerin sulle seda, et avalikus ruumis pead sa maski kandma näiteks järgmisel gripihooajal kindlasti. See on see, mida ta meil algab septembris. Oktoobris näiteks hakkab pihta see. Siis ma garanteerin, osad piirangud tulevad kindlasti tagasi. Mitte nüüd nii drastiliselt, ma loodan. Et tegelikult ma kõige rohkem tahakski nüüd näha seda, et kui me saame Eestis selle vaktsineerimise nii-öelda korralikult niisid, ütleme, et me saame siis, ütleme niisid 60% me saame vaktsineeritud siis nii-öelda süstidega ja siis oletame, et seal ülejäänud on sellised, kes ei taha vaktsineerida, eks ju. Aga selles mõttes osad neist on kindlasti juba loomulikult viisist läbi põdenud, siis ma lihtsalt tahaks näha neid numbreid jälle, mis nüüd tulevad. Et seda ma tahaks tõesti näha, et see on juba puhas huvi. Kas suutsime panna sinna sellise tömmi peale või ei suutnud? Eks see aeg näitab. Korralik weekend festival sealt läheb edasi. Muuseas jumalast on lahe vaadata seda, kus kohas Liverpoolis UK-s on rämedavad suured tehase reivid käivad ja Madridis ja siis ma olen mingi ma ei saa isegi baaris õlut teha, terrassis nüüd saab, aga ikkagi see on küll nagu selline, et come on. No see on viinud ka minu meelest biokultuuri ja kõik nagu nulli. Mitte nulli, aga see on nii halvasti mõjunud nagu Tallinna skenele kui ka ükskõik missuguse Eesti nii-öelda linnaskenele on seda massiivselt saatanalt mõjunud. Ma vaatan seda paremat külge, et minul ei ole nagu pidu seisma jäänud, et mul alati on meeldinud üksed väiksemad kohad ja ma olen siiamaani käinud iga kuu vähemalt 1 kord kuskil inimestega. Ja, no selliseid väikese, mitte nüüd pidusid, need ei ole isegi peod, need ongi reaalselt see, et mul on nende stuudio, mis on päris suur, tulge külla nagu. Seda küll, jah. Aga isegi need suured peod on näiteks see, mis hallis vahepeal toimus. Need on laedad. Tore on käia peol niis, et sa ei pea mõtlema selle peale persse, et iga kell võib mingi politsei sisse sammuda ja öelda, et ai. Nagu. Ma ei mäleta, mis pidus oli. Kas oli see Beats või? Hallis igastahes oli. Seda ma mäletan. Ma ei mäleta, mis kuradi pidus oli. Igastahes oli see veel, kus alkoholi tohtid viis müüa kas kelle 9 või midagi taolist. Siis oli see ja siis ikkagi võis lahti olla. Ja see ongi see, et keset reivi lihtsalt tuleb, vaatad õle taha politsei ja sees mingi käisid kontrollimas, kas maskid on ees. See oli selline, et lahe. Cool. Küsimus, et palju sa arvad, et see vaktsiinipass või nii-öelda mõjutab nagu reisimist, et palju neid riike siis ei lase sisse? Väga palju. Arvad, väga palju. No näiteks ma ei tea, kas nüüd enamus inimesed ei teagi seda, kui ta lähete oma perearsti juurde, küsite, vabandage doktor, kas ma saaksin palun oma vaktsiinipassi. Ei kõikidel vaktsiinipassis olema. Kõik, kes on
nii-öelda minu generatsiooni, kõik, mis me oleme vaktsineeritud. See kollane. Just, see on kõikidel olemas, see ongi vaktsiinipass. Nad teevad selle nüüd digitaalseks ka, eks ju, mis on väga hea, sest et ID-kaardiga on päris lahe, kui sul lihtsalt lükkad kaardi sisse on tehtud, et sa ei pea seda pabernutsakat kaasas kandma, eks ju. Aga ma arvan, et Euroopas väga palju. Ma olen 100% kindel, et ikka oma jagu. Sellepärast, et või siis, kui nad tõesti tahavad jätkata jälle selle kuradi see, et sul peab olema mingi 72 tundi vana või jumal hoia 48 tundi vana kuradi see negatiivne test, eks ju. No see on lihtsalt tüütu ja see on kallis ka peale. Selles mõttes, et ma usun, et enamus riike adopteerivad selle vaktsiinipassi süsteemi. Aga kas sa arvad, et mingit lootust ei ole siis inimestele reisida, kes seda vaktsiinipassi nii-öelda ei taha teha? Jaa, aga nad saavad selle endale nii kuna. Lähevad teevad antikehade testi, ei näe antikehad, saad selle. Sa pead lihtsalt tõestama ära selle, et sa ei ole... Sa oled põdenud või? No see ei ole nakkav. Sa ei ole nakkav, jah, kõik. See, kuidas sa seda teed, kamagaks, sa teed vaktsiini või sa põed selle läbi, kuni sul on antikehad olemas, have fun. Jaa, ma peaks ütlema, et me oleme juba tund ja 7 minutit. Time flies when you're having fun. We're here to have fun. Aga jah, ma pean lahkuma, ma ei taha küll, mulle meeldib see laud, olete te lauda näinud või? See on nagu üli fucking ass laud, nagu reaalselt lahe laud. Aitäh. Ma teen pildi, et ma panen video alla sulle. Jaa, rõõm sind siia kutsuda ja rääkisime väga asjaliketest asjadest. Ja väga lõbus ka peale kava. Ja ma võtan üht-teist kaasa siit tagant. Maga. Tore. See. Aga aitäh, et tulid. Jah, jõudu jaksu. Head aega.